kui ma olin 21, siis ja mul põhimõtteliselt pidin panema uksed kinni oma esimesel äril, mis oli Tartus olev internetikohvik ja arvutimängude salong. Ja jäin esimest korda nagu 21, mul tekkis 250 000 kroonine isiklik võlg, mida aitasid toeks minu mentorid olidki siis raamatud ja Tony Robbinsi sisemine võit või sisemine jõud oli üks raamat. Ja seal ta just rääkis nagu mentori võtmise olulisusest. Ma mäletan, et too hetk nagu äkki mõned ei küsi abi just sellepärast, et vaata abi küsimist nimetatakse nõrkuseks, eks ju, et nagu sa ütlesidki, sa pead ise hakkama saama. Aga siin võib-olla ongi ainult piisab sellest, et keegi nagu mulle too hetk see raamat ütles, et tüüp hakka otsima inimesi ja siis ma mäletan, ma helistasin nagu oma vanemate kaudu nagu tuttavatele, kes olid mingite ettevõtete juhid, Harju Elektri juhatuse esimees ja erinevad nii-öelda või väiksemate ettevõtete juhid. Ma sain kutsusin nagu lõunale, kuigi mul raha ei olnud kedagi lõunale kutsuda, lõpuks nad tegid ise selle lõuna välja. Aga kuidagi inimestele tohutult meeldis maha istuda nooremaga ja too hetk nagu oma maailmavaateid jagada. Ehk ja kui ma olen hiljem inimestega rääkinud sellest, et keegi on kartnud kelleltki nõu küsida, siis ikkagi tuleb välja see, et inimesed on väga meelitatud enamikel tasanditel, kui neile helistada ja öelda, et ma siiralt tahaksin sinu perspektiivi kuulda ja siis enamasti seda abi kantakse. Ehk siin ongi siis, et üks on niisugune proaktiivne mentori otsimine, mind huvitab see inimene ja selle inimese arvamus ja kindlasti ma arvan, ettevõtjana on kasulik kohtuda siiski selle sektori inimestega, kuhu sina tahaksid minna. Ongi mingisugune, oled käsitöö tegelane või restorani ärimees, tahaks olla sul on kuvand restoranist, mida sa tahaks luua. Siis ikkagi on kasulik rääkida selle sektori tipptegijatega lihtsalt, et saada aru nende mõtlemisest, mida nad mõtlevad. Aga veel kord, mulle tundub, et need mentorid tekivad aja jooksul sulle ka ise, kui sa juba hakkad oma esimesi samme tegema. Sest võtta jama on see, et kui mentorit liiga vara ilma neid esimesi samme tegemata kaasata, mis nõude sulle saab täpselt anda, sest sul ei ole veel küsimusigi. Sa küsid põhimõtteliselt nii üldiseid asju, ma ei tea, mida sa võiksid ise kuskilt internetist uurida, sest sa veel ei tee, sul pole veel raskust, millega sa silmitsi oled. Vaata, täna ma ei saa öelda, et mul on mingi inimene, kellele ma maksaksin raha, et ta on minu mentor. Küll aga ma saan öelda, et ma käin väga tarkade inimestega lõunat söömas, mul käivad inimesed külas, mina käin inimestel külas ja nad on kõik nagu mõneti nagu sõbrad. Ehk mulle tundub, et selline mentori kvaliteet kasvab vaata eriti heaks siis, kui sa suudad mentorile olla ise ka mentoriks. Aga see tähendabki seda, et sa oled nii palju teinud enda ka tööd, oma mõtlemisega tööd, et sus on tekkinud selline oma arvamus, oma nägemus maailmast. Et siis nagu inimesed saavad nagu võrdne võrdsega süüa paar tundi ja juua mingit head teed ja oma vahel juttu rääkida ja juba need vestlused iga nädal kujunevadki sellistes tugipunktideks, kus vahetatakse inspiratsiooni. Et see sõprusringkond nagu kujuneb sulle aja jooksul ja ma olen tähele pannud ka seda, et osad nendest sõpradest on tulnud sellisel olukorral, kus on suhe alanud tööalasest suhtest. Ja ma olen tähele pannud, et kes mul on näiteks täna väga head nõuandjad ja on ka sõbrad ühtlasi. Ja kes ennem kellega on alguses olnud tööalane suhe, nad väärtustavad mind, seepärast ma olen olnud nendega üliaus. Näiteks üks restorani omanik kunagi, kes ostis mult teenust ja ma läksin tema juurde ja me saime kokku ja vaatasin, kuidas ta paaril korral, kui me kohtusime, iga kord, kui ta oma restorani sisse astus, tuli ta sisse tõsise nagu pilguga, sinna nagu siin oleks mingid probleemid ja nagu töötajatele väga kohe tere ei öelnud, nükse näoga tuligi mingi jama on nagu ja siis istus minuga maha, hakkas tõsiselt rääkima. Siis ma ütlesin talle, et ütleme, et ta nimi on Raul, et kas sa oled mõelnud sellele, et iga kord, kui sa tööd sükse näoga sisse, nagu sa praegu tulid, vaatavad kõik sinu töötajad, et sul on mingi probleem, aga nemad arvavad, et nemad on, kuigi sa võib-olla tuledki oma panga läbirääkimistelt, mis ebaõnnestusid, nemad eeldavad automaatselt, kuna sa ei tulnud rõõmsa näoga sisse, et äkki on nemad mingi jamaga hakkama saanud. Ja kuna inimmõistus hakkab automaatselt muretsema, siis nad lähevad täpselt selle näoga laudadesse ja sa kaotad reaalselt raha ainult sellepärast, et sa tulid mossis näoga oma ettevõtete uksest sisse. Ja mille peale see tüüp ütles, mees, ma olen sulle nii tänulik, et sa selle lause ütles, sest mitte keegi teine ei ütle mulle nükseid asju välja. Ehk
ma arvan ka, et kui Eesti tippärimehed teevad omavahel mingeid tehinguid, noh, siis ikkagi otse ütlemine, kui see on aus ja siiras ja heal eesmärgil, on ikka tavaline, et ei räägita asju ümber nurga ja siis, kui sa ikkagi satud ka niisugustele kõvematele meestele, ütleme otse asju, mis tegelikult sa näed ja saad aru, et inimesed teevad valesti, siis nad nagu hakkavad sind rohkem respekteerima ja nii võid sa saada ikkagi päris kõrge tasandi mentorid endale justkui oma sõpradena, sest ka nemad vajavad tagasisidet. Minu meelest sa oled ikka päris palju nagu selle andmisele pühendunud, et vaadates sinu seda tasuta koolitustsüklit või mooduleid seal internetis, et sa oled vist väga palju panustanud sellele andmisele, et kuidas see sul nüüd on hakanud, kuidas elu on hakanud sulle tagasi andma selle tulemusele? Elu on väga lahke minuga hetkel, viimased 2-3 aastat versus, kui ma mõtlen kogu aeg ennem seda viimased, siis ütleme, peale keskkooli lõpetamist, siis võiks panna äkki, ma olen täna 29 kuni 27. eluaastani, alates sellest, kui ma lõpetasin 18 keskkooli, oli ainult kogu aeg jama otsas, kogu aeg oli nii raske. Ja ma arvan, et ma ei oska nagu see, mis muutus, oligi see, et kui sa selle andmise tood mängu, ma arvan, kõige esimene inimene, kellele sa pead õppima andma, ongi siis see siinsamas, et võtta tekkiski see hetk, kus ma hakkasin tegema seda, mida ma armastan, mis oli see, et ma tegin endale heateo. Endale selle loa olla mina ise, endale andsin loa nautida oma elu ja mitte oodata nagu elu elama hakkamist. Ja ma sain eelmine aasta hästi selgelt aru sellest, kuna ma vahepeal käisin Keenias ja olin seotud osade nagu heategevusprojektidega Afrikas. Ja kuna ma olen turunduslikult suhteliselt loovate ideega innovaatiliselt mõtleja, siis mu vahepeal oli tunne, et äkki see ongi minu, et ma peaks mõtlema mingit kihvte fundraisingu asju välja maailmas. Ja samas reisides sain ma üks hetk aru, et jälle see on endale välja mõeldud lisategu, et ma küll oskaks seda ja võiks olla hea, aga mu süda tahab koolitada, mu süda tahaks veeta kõik aja, mis on raamatute taga, inimestega suheldes, rääkides, infot kogudes, seda läbi töötades ja jagades. Ja siis ma jõudsin selleni, et ikkagi iga inimene on automaatselt maailmale hea tegu. See hetk, kui ta austab seda unikaalsust, seda 0,0001%, mis ta kui ta on 99,99% maailma DNA järgi ju kõik mehed, naised, kõik inimesed maailmas on DNA järgi ühesugused, siis on see ju 0,00 mingi pisikene, mis teeb igast inimesest 7 miljardi seast unikaalseks, see on kordumatu, oma veel kordumatu eluga. Et kui me seda 0,001% nagu kastame ja toidame, siis me muutumegi kunstiks ja kingituseks, oletame, et see, mida peaks tegema, on juuksur, et sa lõikad juukseid, et siin tohutud, aga mõistus ütleb, ma ei tea, mis on, mina ei päästa Afrikas olevaid mingi lapsi ja Eesti mingid vanureid, kui ma siin juukseid lõikan, et ma ikka peaks rohkem andma. Aga oletame, et sa valid selle juuksuri tööd, et sellest maksimaalseks head, sa nagu teed kõik, et oma valdkonnas olla parim. Siis sinu juurde satub mingisugune tüüp, kelle soengut sa lõikad, kellega sa, kuna sa oled ise nii rahul oma eluga, räägid jube inspireerivalt, olles lihtsalt inspireerivad, mitte et mingi motivatsioonikõne, lihtsalt räägid oma elust, et mulle meeldib see, mis ma teen, ma olen rahul sellega. Ja nüüd sa inspireerid seda tüüpi, kes siin istus, kes saab sinust juuksurist sükse energialaksu ja läheb inspireerib omakorda mingisuguseid liikmeid töö juures, ma ei tea, oma 10-15 liikmelist kollektiivi, kellel automaatselt tekib mingi seos ja nad lähevad panustavad omamoodi inimestesse. Ehk ma usun, et nagu kõik saaks tehtud, kui inimesed tegeleksid iseendaga, sest selles ongi kõige suurem kunst ja väärtus. Kui see, kes peab mängima klaverit, mängib klaverit, see, kes peab, ma ei tea, remontima autosid, sest me vajame korras olevaid autosid. Ühesõnaga, siit saab järeldada, et see andmine piirdubki tegelikult andmisega iseendale, et teha asju, mis sulle meeldivad ja sellega sa ei annaks ka teistele. Automaatselt. Ja kui sa endale ei anna, sul on tass tühi, siis sa oled automaatselt väheväärtuslik ühiskonnaliige. Automaatselt. Siis sa oled see 99,999 mass. Jah, või siis see 9 inimest 10, kes peavad väitma, et elu on nõme.